Tere, mina olen Mairi ja minu vestluskaaslaseks on Madis Vasser. Tere, Madis. Tervist. Madis, räägi endast. Millega sa tegeled? Kes sa oled? Mul on niisugune kaks elu, et ühest küljest ma olen Tartu Ülikoolis Arvutiteaduse Instituudis virtuaalreaalsusteadur ja vabal ajal olen siis keskkonnaühenduses Eesti Roheline Liikumine, niisugune energeetika ja kliimaekspert. Nii tore, et sa ütlesid, et sa seda vabal ajal oled, sest et minu silmis sa oledki tuntud kui siis selline keskkonnaalane ekspert ja seda virtuaalreaalsuse maailma võib-olla see siis nii palju ei jagagi muu maailmaga kui ainult ülikoolis. Jah, ja see on ka, mida ma oma kolleegidele räägin, et kuna mul on ka see tehnoloogia pool seal taustal, et siis mul on niisugune unikaalne vaade mõnedele võib-olla teemadele, et kuidas on tehnoloogia roll keskkonna päästmises ja päästmises ja mida need numbrid ja arvud siis tegelikult nagu tähendavad ja kuidas seda inimestele edasi viia. Numbritest ja arvudest rääkides, sa oled Eesti jaoks kokku pannud 4 arengustsenaariumit ja just võttes arvessegi seda, et mis maailmas toimub ja mis siis võikski Eestis toimuda selles kontekstis. Ja kui ma räägin sellest, et mis Eestis ja maailmas toimub, siis me võtamegi siin ju arvesse keskkonda, kliimat ja kõike seda. Miks sa võtsid oma aja ja selliseid stsenaariumid üldse hakkasid kokku panema? Kui lugeda ennast keskkonnateemasse sisse, siis väga sageli hakkas mulle paistma, et seal on erinevad raportid, erinevad raamatud, mis ütlevad, et tulevik võib minna umbes 4 eri moel. Ja raamatusse need stsenaariumid hakkasid nagu korduma ja olid väga sarnased. Et siis ühel hetkel lihtsalt mul juba enda peas hakkas tekkima niisugune metatsenaariumite pilt, et okei, et on umbes 4 kasti, 4 lahtrit, kuhu siis nagu ennustatakse, et kuhu võib maailm areneda, kui me vaatame seda, et mis on see inimkonna jalajälg täna ja mis on meie keskkonna kandevõime täna ja kuhu see võib siis minna, et antud hetkeni on kõik need nagu jooned jooksevad samamoodi, aga nüüd nad kuskil hakkavad lahknema. Et see on nagu Eesti keskne, see võib olla ka maailma keskne, kui erinevaid neid raporteid lugeda, siis umbes see on see, mis sealt välja koorub. Nii et ma olen seda lihtsustanud ja võib-olla üritanud kuidagi hästi loodetavasti kergesti arusaadavasse formaati panna. Ehk siis on päris unikaalne tegelikult, et kui sa ütledki, et neid raporteid kirjutatakse, seal neid prognoose tehakse, et siis üldiselt vaadataksegi vist maailmapõhiselt või võib-olla piirkonnapõhiselt, et selline väike miljoni riik teeb oma prognoosid, et võiks arvata, et see on päris unikaalne. Eks seda on ka tehtud. Meil on näiteks Arenguseirekeskus, kes on vaadanud spetsiifilisemalt niisugust majandusarengu stsenaariumeid, et mis Eestis võiks olla. Jällegi tuli 4 stsenaariumit. Ja ma ütleks, et lahterduvad küll samasse sellesse üldisesse kategooriasse, mida mina olen siin välja joonistanud. Nii, aga need 4 stsenaariumit. Ma tahaks arvata, et seal on midagi, mis on kõige tõenäolisem, kõige ebatõenäolisem, kõige dramaatilisem, kõige lootusrikkam, et äkki sa räägid meile siis ka need lahti, et millest me siis alustame? No alustame kõige optimistlikumast võib-olla, mis ütleb, et näete, et inimkond on ju läbi ajaloo arenenud, jah, meiega jalajälg on nagu kasvanud, aga pole hullu, me saame areneda veel kõvasti edasi ja aina kiirenevas tempos. Ja see keskkond, selle me võtame endaga nagu heas mõttes kaasa, et ka seda arendame edasi. Need on niisugused üha kiireneva kasvu stsenaariumid, mis ütlevad, et graafik läheb niimoodi hokikepine ülesse ja miks ta peaks siis peatuma. Et võiks öelda, et see on niisugused liikumised nagu ökomodernism, kes ütleb, et see meie ainus võimalus on nagu arengut üha kiiremini ja kiiremini jätkata. Ma ütleks, et see on väga optimistlik stsenaarium, aga see ei ole ka väga levinud, et see on osade inimeste jaoks see, mida nad loodavad ja mille nimel nad töötavad, aga teiste inimeste jaoks see on natuke väga utoopiline. Et kas see asi realiseerub, kas meil tulevad ikka lendavad autod ja kas me hakkame lõpuks ikkagi Marsi koloniseerima, kas me üldse tahame seda, et need küsimused on õhus, aga selgelt nagu see narratiiv, võib-olla eriti Silicon Valley'st tuleb väga tugevalt, et see on see tee, millel me peame olema. Ehk siis ükskõik, mis mingi hullumeelne visioon tulevikust, mida ma ette oskan kujutada, et see võiks ka sinna nagu stsenaariumisse minna. Ma mõtlen just hullumeelne selle koha pealt, nagu sa mainisid, lendavad autod ja kõik sellised. Ma arvan, et see on niisugune Hollywoodilik tulevik tõesti, et kõik on klaasist ja sädelev ja energiat on külluses ja me oleme lahendanud kõik probleemid, mis meil maailmas on. Okei, nii. See on siis üks stsenaarium, ei ole väga laialt levinud, aga on olemas. Aga on mõjukas, ütleme nii. Nii, mõjukas. Mis sa järgmiseks meile kirjeldaksid?
siis sealt nagu natukene sellelt pilve pealt alla tulles oleks siis natuke võib-olla ratsionaalsem lähenemine, mida näiteks Euroopa Liit hetkel üritab siis oma kodanikele maha müüa, kus me ikkagi ütleme, et me oleme siin majanduslikult järjest kasvanud, see kasv võiks jätkuda, aga samal ajal see jalajälg, mis sellega paratamatult on kaasas käinud, et selle peaks kuidagi lahti ühendama. Et meie nagu selline finantsiline heaolu ikka paraneb, aga see nagu keskkonnakahju seal juures läheb alla. Selline lahti sidumine peaks toimuma. Ja kuidas seda saaks teha, oleks läbi erinevate rohetehnoloogiate, kõikvõimalike rohemeetmete ja eesmärkide, mis on siis tänane näiteks Euroopa rohelepe on selgelt selle ümber ehitatud. Lootuses, et meil tulevad need tehnoloogiad ja me mõtleme selle välja. Ja seal on väga palju poolehoidjaid. Kas see tähendab seda, üritan siin mingisse konteksti panna, et mina siis saan ikkagi nagu iga aasta oma palgatõusu, saan iga aasta rohkem tarbida, aga samas ma ei tarbi siis füüsilisi nagu tooteid või ma tarbin mingeid imelisi füüsilisi tooteid, mis on siis tehtud kõik ümbertöödeldud materjalidest, et kuidas see lahti ütlemine siin siis praktiliselt välja näeb? Võiks öelda küll, et see on niisugune, et justkui kõik muutub, aga samas miski väga ei muutu, et see on niisugune tarbimine, aga rohelisem. Eks, et kõikidele asjadele pannakse niisugune rohesilt juurde, kõik asjad värvitakse rohelist värvi, see on see, mida me täna juba näeme igal pool. Aga kriitikud ütlevad, et kas sellel asjal on ka nagu tõepõhi taga, et kas see on päriselt võimalik, et kui me vaatame maailmas, siiamaani ei ole olnud võimalik majanduskasvu lahti siduda sellest suurest nagu ressursi jalajäljest ja on küsimus, kas see tulevikus on võimalik. Ja osade arvates on lootus, et see on võimalik, teiste arvates on üsna kindel, et see ei ole võimalik. Et siis on nagu, et ka see stsenaarium ei ole siis nagu kõiki hõlmav või kõiki ära veenev, ütleme nii, et me peame vaatama edasi. Ja siin on siis, mainisid ka, et Euroopa Liit on siis sellel suunal ja meie siis Euroopa Liidu osana oleme ka siis teoreetiliselt täna sellel teel. Põhimõtteliselt küll jah, et me vaatame, et kus on need tehnoloogiad, mis saaksid meile pakkuda seda energiat sama külluslikult kui seni, aga ilma selle jalajäljeta. Kriitika selle suhtes on tavaliselt see, et me lihtsalt peidame seda jalajälgi kuhugi mujale, et kui me räägime Eestis siin, et paneme hästi palju päikesepaneeli igale poole, küsimus on, et kus need paneelid tulevad. Nad tulevad Hiinast, kus nad seal toodetakse, mis jalajäljega, et kas me arvestame seda sisse või mitte. Kui me ei arvesta, siis meil tundub Eestis pilt väga ilus. Kui me arvestame, siis see enam nii ilus pilt ei ole. Nii, mind täitsa põnevuse ootan seda, et mis need järgmised 2 stsenaariumid siis on, et mida sa siis järgmisena meile tutvustad? Ma arvangi, need samad selle rohekasvu kriitikud ütlevad, et mida me tegelikult peame tegema, on kasvu pöörama nüüd kahanemiseks, et me näeme, et meil ei ole võimalik seda lahtiühendust teha, aga me teame, mida me saaks teha, on lihtsalt seda kasvu tagasi tõmmata. Mitte nulli, aga tuleme selle mõistliku piiri peale tagasi, kus me kunagi võib-olla isegi olime, enne kui me siis läbi selle keskkonnakandevõime purustasime ja kuhugi kõrgustesse tõusime. Sellel on ka mitmeid nimesid või liikumisi, mis selle ümber käib. Üks on tasaareng, inglise keeles degrowth, mis ütleb juba inglise keeles nimes, et mitte kasv, mitte stabiilne nagu seis, sest asi on hetkel juba päris nagu suureks kasvanud, et me peame siit allapoole minema ja siis leidma selle tasakaalupunkti keskkonna ja ühiskonna vahel. Degrowth, tasaareng, mida see siis tähendab ka, et see on ka juba siin Eestis natukene kuskilt räägitakse sellest, välismaal mingites ringkondades rohkem, et kas see on ka, mida see tähendab ja kas me peaksime ka rohkem harima ennast sellel teemal? Ma arvan, et see on kasulik. Kuidas akadeemikud ja aktivistid seda defineerivad, on tavaliselt pikk ja lohisev definitsioon, aga see on pikk ja lohisev sellepärast, et ta üritab olla hästi kõikehõlmav. Et kui me räägime, et tasaareng, mis ta on, siis öeldakse tavaliselt, et esiteks ta seab kriitika alla selle teise mudeli, selle rohekasvu mudeli, ütleb, et see ei ole võimalik, me peame sellest lahti ütlema. Ja samal ajal vaatame, et kas me saame nagu juhitult, demokraatlikult otsustada, et mingid asju teeme vähem. Kas see on võimalik? Äkki on võimalik, eks? Ja seda eelkõige just nendes riikides, kus me täna tarbime ja toodame hästi palju, võib-olla liiga palju. Et see ei kehti väga nagu kehval järvel riikide kohta, kus on juba nii kitsas käes, et sult ei ole seal midagi võtta. Aga rikates riikides, tööstusriikides, ja kas me saame teha seda niimoodi kollektiivselt, et me samal ajal ka näiteks tõstaks ühiskonnas võrdsust ja heaolu
mis iganes siis tähendab, see on veel nagu arutelu küsimus, et Eestis, kas me räägime heaolust või heast elust. Ühesõnaga, et see on hästi palju suuri küsimusi, aga seal nagu sees on ka niisuguseid konkreetseid praktikaid või ettepanekuid, et kuidas me peaks sinna poole liikuma. Üks variant on näiteks, et aga töötame 1 päeva vähem nädalas. Et mis see teeks meie süsteemile? Ja seda ei saa rakendada lihtsalt nüüd jupikaupa tänases süsteemis, sest siis see kohe tähendaks majanduslangust ja suurt kaost ja töötust ja kõike, mis sellega kaasas käib, et siis tasaarengu pooldajad ütlevad, et see on niisugune süsteemne muutus, mida tuleb teha nagu suurel tasandil ja siis meil on võib-olla lootust nagu jääda nagu mingile mõistlikule tasandile pidama. Ehk siis tasaareng ei tähenda seda, mis paljude inimeste jaoks võib-olla igasuguse mittearengu selline võrdusmärk võrdub siis sellega, et me lähmegi koobastesse mingil põhjusel, et tasaareng ei tähenda koopaid, aga ta tähendabki siis seda, et me terve ühiskonnana mõtestame siis ümber seda oma olemist siin planeedil võib-olla ja seda, et mida me tarbime, kuidas me tarbime ja nii edasi. Jah, ja kui palju on vaja üldse, mis on see nagu piisavus, millest alates on juba päris mugav elu, eks, et alati rohkem ei tähenda paremat. Et see on see, mida tasaareng üritab võib-olla siis nagu kõigepealt vaimselt inimestele kohale viia ja siis lõpuks ka nagu praktiliselt, et mis see siis nagu meie igapäevaelus tähendaks. Väga huvitav ja see 4-päevane töönädal seal ühe näitena või üldse sihuke töötame vähem lähenemine tegelikult ju ka Euroopas praegu on päris laialdaselt kõlapinda saamas. Eksperimenti tehakse. Eksperimentidena Eestis tehakse eksperimente ettevõtetes ja siiamaani vist keegi päris pole pankrotti läinud. Pigem räägitakse, et inimesed töötavad sama rõõmsalt ja on sama produktiivsed, lihtsalt nad ei istu seda ühte lisapäeva seal kontoris. Nii, aga nüüd on meil veel üks stsenaarium kuulda. Tahaks arvata, et see nüüd on mingi pessimistlik. Me ei räägi, mis optimismiga alustasime, et ma tahaks arvata, et see 4. äkki on mingi pessimistlik stsenaarium. Tavaliselt sinna need kõik lõpuks maanduvad, et kui me mitte midagi ei tee, jätkame sellisel kursil, nagu me täna oleme, siis me tulime suure hooga üles oma rikkuse heaoluga ja nüüd me oleme sama suure hooga alla ka. Et see oleks siis niisugune kollapsi stsenaarium või kokkuvarisemine stsenaarium, et elukeskkond enam ei kannata ja selle tulemusena lihtsalt see kõik, mis me oleme üles ehitanud, niimoodi ripurada pidi laguneb ära, kuidas täpselt erinevatel teadlastel on erinevad visioonid, niisugune suund on nagu kollapsoloogia, mis siis uurib, et kuidas need asjad võiks kokku kukkuda. Aga mind huvitab rohkem see, et mis me saame teha, et kui me oleme selles stsenaariumis või võime selles stsenaariumis olla, kuidas me saame selleks valmistuda, mingeid asju nagu ära hoida võib-olla ja ikkagi sellest olukorrast parima nagu välja võtta. Et need on tõesti need stsenaariumid, mis ütlevad, et siin tuleb suur lihtsustumine igal juhul, tahame või ei taha. Nüüd on küsimus, et kuidas me siis nagu ennast positsioneerime selle olukorra keskel. Sa just ütlesidki, et meil tulebki suur lihtsustamine. Tahame või ei taha, aga ja siis mingis mõttes ma kuulasin neid stsenaariume, mõtlesin, et okei, me oleme ju seal Euroopa Liidu stsenaariumil praegu, aga praegu sind kuulates tundub, et me päriselt ei ole seal stsenaariumil, et me olemegi mingis otsustuskohas või mingis murdepunktis, et kust see graafik hakkab siis liikuma vastavalt kas üles või alla. Ja see on see keeruline küsimus, et kui sa küsid inimestelt, kus me oleme selle graafiku või selle 4 tabeli peal, siis igaüks ütleb erinevat kohta, et vastavalt sellele, mis info temal on või mis info tema usub. Et kindlasti tehnooptimistid ütleb, et meil on tehisintellekt on ju juba nagu nii kaugele jõudnud, on ju, me oleme selgelt nagu siin arengu sööstus. Teised ütlevad, et Euroopal on ikkagi kliimalepped ja need ikkagi ju varsti tuleb jälle kliimakonverents ja me oleme ikkagi siin nagu selles rohepöördes. Tasaarenejad ütlevad, et me näeme, et ühiskonnas ikkagi juba see huvi mingi uue mudeli vastu on suur ja tugev, et me oleme kindlasti seal murrangus ja siis need kollapsi stsenaariumi uskujad või pooldajad ütlevad, et kui me vaatame täna kliimamuutusi, need on juba üsna nagu ekstreemsed, et nende jaoks ei ole küsimustki, et me oleme selles 4. stsenaariumis. Eks igast perspektiivist näebki seda, mida tõde on kuskil seal vahel, eks. Sest ma kujutan ette, et kui ma elaksin Rooma impeeriumi ajal, et võib-olla me ei tabanud ära, et mis hetkel see impeeriumi lagunemine hakkas toimuma, et võib-olla meil on ka täpselt seesama olukord, et 100-200 aasta pärast me oskame siis öelda, et mis stsenaariumis me parajasti olime. Aga siit neid stsenaariumeid on selles suhtes mitu. Ja mul on tunne, et ka nende stsenaariumite osas on ka see, et iga stsenaariumi puhul me peame ka ennast kuidagi vastavalt siis ette valmistama.
mõeldes roheoskuste peale, siis kas sinu siis kõige nagu teadmiste ja lugemuse juures on sul ka siis midagi soovitada tänastele siis üldiselt mul on tunne inimestele, et mis oskuseid me peaksime endas arendama, et me oskaksime siis ka selle tulevikuga kohaneda, mis igatepidi tuleb erinev, vähemalt sinu jutu järgi ja võin ka siis öelda, et ma arvan sama. Jah, no et see on hea küsimus, et millist stsenaariumit keegi siis usub või tõeks peab. Et kui me võtame selle esimese, selle lõputu kasvu, siis need visioonid on ju sellised, et kõike teevad lõpuks robotid ja inimene lihtsalt naudib selle töö vilju. Et mis oskuseid siis inimesel endal vaja oleks, võib-olla ongi vähemalt need, kes ikkagi teevad veel mingid käsitööd seal, et nad peakski olema väga tugevad nagu tehnoloogias, informaatikas, robootikas, niisugused asjad, mis siis selles visioonis on võtmetähtsusega. Et kõik niisugused võib-olla traditsioonilised ametid, et neid teevad kõik robotid, see on selles narratiivis väga levinud. Et siis peaks olema keegi, kes siis teeb neid roboteid. Et võib-olla seal see kutse ja amet on kuidagi igatpidi seotud sellega. Kui me läheme sinna rohepöördesse, seal mulle tundub praegu lihtsalt on põhiline narratiiv see, et ükskõik mis tegevusvaldkond meil on, seal tuleb mingi roheaspekt juurde. Et sa teed, mis iganes, oled autoremondi lukksepp, aga nüüd oled jätkusuutlik autoremondi lukksepp. Seal on võimalik teha midagi ka igas valdkonnas, et see ei ole päris niisama tavaliselt, et seal tõesti ongi võimalik neid asju teha, aga need sammud on pigem niisugused väiksed, et sa teed seda, mis sa oled ikkagi teinud, aga nüüd natuke mõtled selle peale ka, et kas ma saan siin nagu mingit keskkonna aspekti teha, natuke mõelda selle peale, mis on selle ressursi saamislugu ja kust ta tuleb ja kas ma pean nii palju seda kasutama. Et võib-olla see on kõige tavalisem stsenaarium võrreldes tänasega. Siis kui me oleme selles juhitud kahanemises, seal ilmselt läheb au sisse niisugune tõeline meistrioskus või see, et kuna ta on ka niisugune väiksema energiakuluga stsenaarium, see tähendab, et ta on palju rohkem lokaalsem, asju tuleb teha jälle rohkem endale lähedal inimeste poolt, kes oskavad neid asju teha ja võib-olla tehnoloogiat ei ole ka nagu võtta alati seda kõige viimasemat. Et siis see on rohkem niisugune stsenaarium, kus ma näen, et igasugused meistrid ja sellid ja õpipoisid ja need, kes täna on oskustöölised, nende oskus läheb väga hinda. Et sa ei saa Hiinast enam tellida asju, sest see on lubamatult kulukas. Sul peab olema Eestis seesama inimene, kes oskab niisugust asja teha või meister või internet ei ole kogu aeg saadaval mingil põhjusel, siis ka keegi, kes teab asja. Et võib-olla see on siis nagu tagasi au sisse toomine mõnedes valdkondades, kus me täna oleme ära unustanud või arvanud, et see on automatiseeritud homme niikuinii. Võib-olla ei ole. Ja kollapsi stsenaariumis, ma arvan, et seal on nagu oskused on rohkem seotud üldse ellujäämisega. Et niisugust baasvajaduste katmine ja tehes seda väga loominguliselt, et kus sul üldse ressursse nagu väga eriti ei ole. Et mis sa saad kasutada, mis sa saad ümber töödelda. Kuidas selleks ette valmistada, on väga hea küsimus. Aga võib-olla ongi siin soovitus on, mis iganes stsenaarium siis mõnele koolijuhile nagu hinge läks praegu, et mõelda, kas me saame seda tuua kuidagi õppeprotsessi täna juba nagu kas või mängult öelda, kujutame ette, et me oleme täna selles stsenaariumis, mis me saaks teha siin oma tänases õppekavas natukene võib-olla suunata kuhugi poole. Et see oleks võib-olla avaks neid ideesid natukene, et kuidas asjad võivad lahti rulluda. Ma just mõtlesin ka sind kuulates, et need stsenaariumid ongi üks nagu võib-olla siis äärmus nagu teise äärmusesse, et siis kuhu suunas jooksma hakatagi, et võib-olla see kõige lihtsam suund olekski see, et ma olen nagu juuksur, aga täna olen nagu nüüd roheline juuksur, et see tundubki see kõige lihtsam samm, et aga kas kutseharidusasutused peaksid ka tegelikult päriselt kaalumagi, et okei, kuidas me saame ka selle tasaarengu või siis ka kollapsi nagu kontekstis oma õppureid siis selle osas nagu ette valmistada, kuigi meil ei ole ühtegi poliitikat või riiklikku suunda, mis siis toetaks meid selles, et kas nad peaksid ikkagi sellele ka mõtlema? Ma arvan, et hea soovituseks rääkida oma enda õpilastega, sest et me teame, et ka see võib-olla keskkonnamure jookseb sageli nagu generatsioonide vahel, et on vanemad inimesed, kes täna võib-olla neid õppekavasid teevad, mõtlevad ühtemoodi, aga noored, kes sinna õppekavale lähevad, tegelikult ütlevad, et
ma muretsen hoopis teiste asjade pärast või ma tahaks, et siin oleks ka sihukest või sihukest aspekti. Et siis sealt võib-olla tuleb see toetus, et klient peaks olema kuningas, siis klient nõuab tegelikult hoopis teisi prioriteete selles õppekavas ja sealt kindlasti saaks kuhugi suunas hakata liikuma ja vaatama, mis sealt ühiselt välja tuleb. Ja kui ma alguses ütlesin, et meil on siin optimistlikud stsenaariumid, pessimistlikud stsenaariumid, et võib-olla hea küsimus on ka see, et mis on realistlikud ja ebarealistlikud stsenaariumid, et ma arvan, et see ja teine strateegia on see, et looda parimat, aga valmistu halvimaks. Et siis igaüks võib mõelda, et mis on tema peas justkui kõige parem stsenaarium sellest 4 ja mis on kõige halvem ja siis kuidagi nende vahele ennast nagu siis positsioneerida, et mina olen oma tegevustes sattunud sinna, et ma töötan selle nimel, et meil kuidagi oleks rohkem tasaarengu mõtteviisi Eestis ja siis teise jalaga nagu natuke valmistun kollapsiks. Nii palju, kui see on võimalik, mis ei ole väga palju, aga vähemalt ma ei oma võib-olla liiga hullumeelseid ootusi selles suhtes, et tulevik tuleb kosmiline ja elektriautodega, mis lendavad samal ajal. Et kui sellest juba saad lahti öelda, siis on nagu kergem nagu mõelda, et mis mu sammud siis saavad päriselt olla ja mida on mõtet teha ja mida mitte. Ja ma arvan, et kutsekoolid võiks minna selles mõttes nagu tulipunktiks, kuhu need inimesed, kes saavad aru, et neil on vaja praktilisi oskusi, et veebidisainerina ei ela enam ära võib-olla tulevikus, ja siis nad lähevad ja õpivad mingi päris ameti ka kõrvale. Ehk siis mingis mõttes ka selline väga julmalt öeldes, et selline kollapsi nagu promomine võiks nagu kutsekoolid nagu hinda nagu tõsta selle koha pealt, et nagu sa ütlesidki, et siis ongi meil vaja oskuseid, et meil on vaja söögi tegemise oskust või materjalide nagu ma ei tea, toodete parandamise oskust, täpselt toote ju materjali ümber mõtestamise oskust, et need lähevad siis ju selles suhtes hinda, kui meil üks hetk ongi olukord, et meil ei ole saadaval Hiinast või mingitest muudest riikidest mingid toormaterjalid. Ma arvan, et see juhitud kahanemise narratiiv on parem turunduskanal, et öeldagi, et kui me muretseme keskkonna pärast, siis tegelikult selle vastu või seda nagu toetab see, kui me oskame asju teha kohalikul tasandil, oskame ressursse hästi kasutada, toodame asju, mida on vaja, mitte sellepärast, et saab palju toota ja siis üritame maha müüa. Ja see isegi tegelikult ju valmistab meid ette ka igaks juhuks selleks kõige halvemaks stsenaariumiks, et meil on need oskused juba olemas, aga et me teeme seda nagu mingisuguse rõõmsama meele kui see, et suur hirm on kogu aeg kuklas, et äkki ma ei jõua nagu ära õppida seda enne, kui juba läheb jamaks. Et ma arvan, et pigem nagu tasub raamistada nii, et mõistlik on teha neid asju nii nagu tasaarengus seda soovitatakse, et me tõmbame ressursikasutust maha, me ei lähe nulli, me teeme rohkem koostööd omavahel, me teeme koostööd lokaalselt rohkem ja me küsime, kas see kõik on lõpus ka nagu ühiskondlikult mõistlik ja mõttekas, ja tuletame meelde mingeid vanu praktikaid, et näiteks kui me täna räägime, et kodude kütmine on väga energiakulukas, vanasti köeti inimesi, mitte ruume, et sul olid kampsunid seljas, sul oli võib-olla üks lokaalne sooja-allikas, kõik olid seal ümber ja see oli väga tore väidetavalt. Kindlasti mitte romantiseerides seda minevik on ju igas aspektis, aga seal olid mingid praktikad, mis olid võib-olla enne fossiilkütust aega, mis olid sunnitult olema nagu mõistlikud, et sa ei saanud kütta ruume tühjalt niisama, sa pidid mõtlema, et okei, see on mulle väga kulukas, ma pean tegema seda mõistlikult. Et kui me jõuaks sinna tagasi, see oleks juba päris hea. Aga eemaldades selle koopa narratiivi, et koopasse ei lähe keegi. Jah, see koopa narratiiv on selleks, et neid vestlusi ära tappa esimesel võimalusel. Et sellest demagoogia võttest peaks nagu läbi nägema, viisakalt mitte sinna nagu kaasa minema ja öeldagi, et kui me ei tee seda tasaarengu üleminekut, siis me jõuame koopasse. Et see on tegelikult see kuhu on oht langeda ja sellest peaks olema teadlik ja võiks proovida nagu sellest mööda minna. Kui sa nüüd paned ennast kuulaja rolli kutseharidusasutusest löövitaval positsioonil, mis ta siit meie vestlusest peaks kaasa võtma või mõtlemagi, et okei, mul on praegu energiat teha mingi üks samm, siis mis sammu ta võiks teha, kas siis seoses oma õppekavaga või eraeluliselt või mõttetöös või raamatut lugema, et mis sa ütleksid? Üks
idee, mida edasi anda, ongi see, et tulevikke on erinevaid. Et kui me täna meedia vahendusel saame seda rohepöörde narratiivi, siis see ei pruugi olla see, mis tegelikult realiseerub. Ja seda nüüd teades, siis võib-olla tõesti ka koos oma õpilastega natukene kombata neid teemasid, mis nemad arvavad. Ja kuna nemad on väga haritud internetipõlvkond enamasti, siis nad tegelikult on väga kursis sellega, mis maailmas toimub. Ja võib-olla otsivad just neid väljundeid, et kus ma saan seda siis nagu arutada esimesel nagu sammul ja siis teiseks ka nagu midagi teha selle osas. Et sageli noorte seas on levinud kliimaärevus, sest nad teavad väga hästi, mis toimub ja näevad, et midagi nagu ei tehta selle osas. Et siis sageli inimesed arvavad, et nad on üksi selles, et ainult nendel on see ärevus. Ja siis nad ei räägi kellegagi. Aga tuleb välja, et tegelikult väga paljudel on see, kui nad räägiks sellest, siis selguks, et see on nagu ühine mure. Ja see on juba esimene samm, et sa ei ole üksi. Ja teiseks, ja ka siis vanemad inimesed võivad olla sama mure küsis ja arvata, et nad on üksi, tegelikult ei ole. Ja kui juba need nagu kaasteelised on leitud, siis edasi juba, et mida siis teha konkreetselt, praktiliselt, see on juba palju lihtsam. Et leidke need teised inimesed, kes salamisi ka muretsevad samade asjade pärast. Rääkige omavahel. Jah. Aitäh, Madis! Aitäh!